minutid. Me muidu hakkame nüüdsest iga päev 1 video postitama. Aga kuna täna on meie esimene päev peaaegu, siis sellepärast me tegime teise ja me oleme kohas, millest me eelmises videos rääkisime. Lähme vaatame. Meil on IMF, meil on 2 inimest ja kaameramees. 3 inimest. Jah, 3 inimest. Ma ei lugenud ennast. Igastahes. Esimene asi, mis me teeme. Lähme vaatame legendi, mis ilmselt oli pootud laps. Ta tahtis ilmselt ennast üles puua. Ma täpselt lugu ei tea. Sellest peaks Lanniliiger rääkima. Me oleme kohal. See oks on väidetavalt see, kus see tüdruk ennast üles puus. Ta oli poiss. No, poiss. Ja sai... Timo, räägi seda legendi. No jah, see on seesama oks. Ja see laps, see poiss oli 4. klassi poiss. Tal oli elus kürini, seepärast, et kõik teda kiusasid. Tema sõbrad, tema klassikaaslased, kõik kiusasid teda. Niisest, tal oli elus kürini ja poos ennast ülesse. Aga väidetavalt tal jäi midagi sinna elus tegemata ja ta jäi igaveseks 2 maailma vahel lõksu. Et võib-olla täna näeme ülespoobud poissi. Jah, päris huvitav lugu. Tahaksin öelda ka seda, et kui see puu ei olnud, see oks ei olnud see, kus ta ennast üles puus, siis palun ütle meile, milline oli õige oks. Kas see siin? Minu arust oli vist see oks. Korraks vilkus kollasele. Võib-olla näeme nüüd. Aga lähme teeme nüüd ringkäingu kooli ümber. Ja selle ajal hoiame videot sees. Äkki näeme midagi parem normaalselt. Siin on väga palju hästi. Ja las kaameramees paar korraks video pausida. Nii, me oleme jõudnud kooli juurde. Eile õhtul me käisime koolis. Täna hommikuses videos. See sama aken, kui te vaatate, kõige alumine. See alt 3. Sealt tuli põles. Täiesti hele tuli põles. Me läksime küll ära. Aga me peame välja uurima, mis seal on. Kui me võib-olla kunagi paremaks saame, võib-olla me saame noa kooli minna. Ja siis alles hakkab olema. Mul on teile veel üks jutt. Ma tean legendi ühest tüdrukust, kes uputas ennast ära pärast seda, kui tema poissõber ta maha jättis. Ilmselt käime vaatame ka Digile. Ma ei tea, mis on. Igal juhul käime vaatame. See on Dig. Aga kommenteerige alla, kui te tahate näha meie video, kui me koolis oleme. Need aknad on ka päris hullud. Kuulge, siin on aknad lahti. Ei ole aknad. Kahjuks siin pole. See on lasteaia ruum ju. Jaa, ma tean. Seda on vist uuendatud. See on 7. klassi garderoob. Naljakas fakt. Me kõik 3, kaasa arvatud kaameramees, käime selles ühes ja samas koolis. Ja kaameramees, proovi rohkem nägude peale näidata. Liigume äkki edasi Tiimi poole ja siis edasi akendada vaadata. Me oleme siin samas, nii et vaatame juba akna läbi. Okei. Ma tahaks teada, kas meie klanni uusim liige näeb enda IMF-iga midagi selle akna juures. Ma teen sulle pätti. See on tegelikult klubi. Klann samas. Kui tema ütleb klann, siis saage aru, et see on klubi teha. Keegi. Temast saavad kasutada. Mine kõrgemale saad. Kõrgemale. Ei ole. Kurb. Aga me peame välja uurima, miks see tuli seal põles. Ja nüüd me vaatame õigustanud tüdrukut. Jah, need on väga imelikud. Üks on 5. klassi tüdruk, kes tuleb
sureb ära. Ja samal aastal veel. Samal aastal venetab. Aga need minutiga õppi omad. Igastel, siin on jäänud siin. Me käime siin tavaliselt taldeki suusatamas. Siin suusatama saa. Pane suusatama. Me suusatame siia ja siis paneme vahepeal ära. Mina panen suusad siin alla. Suusad ära võtnud ja uusid alla pannud. Mina olen pidanud. Oota, Usko tüdruk läks siin vette minu arust. Siis sama, et võtta, võtta ära. Kas te teadsite, et teine pool legendist on selline? Et ta tahtis lihtsalt ujuma minna, nagu kurbusest ujuma. Aga siis ta jäi vetikate külge kinni, kui ta sukeldus. Huvitav fakt. Ma käisin 2 aastat tagasi ujumas enda ühe teise sõbraga, kellest ma ei maini praegu. Ma käisin taga järve ääres ujumas. Me lollitasime ringi, sukeldusime. Aga imelik. Kommenteerige palun alla, et kas te teate, kas järves võib olla mingi hästi suur must kott inimese kehakujuga, miski muu seal sees peale surnud inimese. Igastahes. Ma arvan, et meie Klaadni uusim liige tahab ka mingi sõna anda. Ta on häbelik. Klaadni liider. No, tahaks öelda seda, et praegu me tahaksime teha ühe pika jalutuskäigu sillani, sest ma tean ka seda, et seal on nähtud ühte poissi, ühe väikest 1. klassi poissi, kes kadus kunagi ära, siin mitmeid aastaid tagasi. Nüüd me paneme video pausile ja kohtume seal. Oota, aga ma tahaksin, et me pidime ju täna kooli juures tegema. Jaa, aga me teemegi kooli juures, see on kooli ala. No ja ka äkki piirdume staadioniga. Oota, me rääkisime hommikuses storytime'is, rääkisime teile ukseplagistajast. Lähme vaatame sinna. Praegu reklaamipaus. Tšauki! Tervist! Me oleme jõudnud siia ukseplagistaja juurde. Me rääkisime hommikusest storytime'is. Me rääkisime hommikusest storytime'is sellest, et ligi 70 aastat hiljem on kuuldud selle ukseplagistamist. Kas juhuks, kui keegi pole seda lugu kuulnud, ma räägin sulle selle loo ära. Ligi 70 aastat tagasi oli üks poiss, kes tahtis teha sõpradele lojaalsustesti, kes tema sõpradest päriselt temast hoolivad ja otsivad. Ta läks siia peitu. See on meie kool, ma tean, et ta läks sinna kõige tagumisse tuppa. Ja sellest rääkides, et ta läks sinna, on ja? Kõik tundsi läbi, see uks pandi kinni ja lukku. Poiss sai aru, et see on lukus. Ei, poiss ei saanud aru, et see on lukus. Aga ta oli kogu öö ära. Kui järgmisel päeval ta sõbrad said aru, et ta on kadunud, nad tulid teda otsima, aga te keha seal ei olnud. Ja räägitakse 70 aastat hiljem, või noh, ligi 70 aastat hiljem, on seda ukse pregistamist ikka kuulda. Jaa, aga mu sõber siin tegi ühe eksimuse, ta ei rääkinud üht asja. Need sõbrad tulid öösel teda otsima ja leidsid ta siit ukse vastu prõmmis. Nad järgmine päev kutsuti kekaõps ja siis võeti võtmed. Ja siis tehti uks lahti, aga teda ei olnud seal. Kõik kohad ütlesid teada. Ja aknad olid ka kinni. Aknad on need, luku need on eest ära võetud, neid ei saa lahti teha. Ja aken katki ka ei olnud. Nii et, jah. Ma unustasin teile rääkida ühest sellest. Seal koolis on aula, mis oli mingi 100 aastat tagasi lasteaed. Seal olid umbes sellised voodid, et sa said need lahti tõmmata, on ja. Ja ükskord, kui oli magamisaeg, siis ühele lapsele kukkusid need voodid peale. Kui oli aru saadud, et üks poiss oli kadunud, nad otsisid teda. Aga see poiss proovis olla nii, nagu väga paljud inimesed, et nad proovivad mitte häält teha, nagu, et nad ei luta, kui nad haiget saavad. Ja ta sai seal surma. Ja räägitakse, mõtle, 100 aastat hiljem, kui see on nüüd täitsa tavaline koolimaja, kuuldakse teda, tema õpetajat otsimas. Ta nutab, ta sai haiget. Ta sai aru, et ta sai haiget. Ta hakkas nutma.
ja 100 aastat on ta otsinud juba enda õpetajat. Igastahes, ma arvan, et tänaseks on kõik. Lõhkuge seda subscribe'i nuppu, kummitage see like'i nupp valgeks seest ja näeme teid järgmises. Siin oleks tahtnud öelda. Tšauki!